Tere, mina olen Margus Pedaste, Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi haridustehnoloogia professor ja pedagoogikumi juhataja. Mul on hea meel kuuluda töörühma, mis on püüdnud mõtestada nüüdisaegset õpikäsitlust, tuginedes teaduskirjanduse sünteesile ja seal analüüsitud praktilisele kogemusele. See töörühma liikmed võiksid kõik täna siin minu asemel esineda ja suur tänu neile, sest üheskoos oleme pannud kokku tänase ettekande ja selle aluseks olevad materjalid. Nüüdisaegse õpikäsitluse suunas liikumiseks on täna plaanis õrnalt puudutada 7 kavapunkti. Esmalt paar mõtet sellest, mida võiksime arenduse eesmärgiks seada. Teiseks peatume õppimise definitsioonil. Kolmandaks võtame pikemalt vaatluse alla võrdlavalt klassikalise ja nüüdisaegse õppimise ning mõned tõenduspõhised tegevused nüüdisaegse suunas liikumiseks. Sellele ülevaatele tuginevalt võime üldistatult välja tuua lahendamist vajava probleemistiku, et siis selle probleemistikule vastavalt juba pakkuda teoreetiline mudel ja edasi konkreetsem nüüdisaegse õpikäsitluse rakenduslik mudel nende probleemide lahendamiseks. Mudelist tulenevalt saab välja tuua ka tunnused, mida hinnata õpikäsitluse nüüdisaegsuse selgitamiseks, kuid võime öelda, et empiiriliselt jäävad need mudelid praegu siiski testimata, see on järgmise 2 aasta töö. Me ei oska öelda, millised on need teadmised, mis on vajalikud tänastele õpilastele 20 aasta pärast. Võib-olla natukene rohkem oskame aimata seda, millised oskused on 20 aasta pärast vajalikud, kuid üsna kindlad võime olla selles, millised hoiakud ka 20 aasta pärast on olulised. Nüüd mõeldes sellele, et maailm muutub kiiresti ja ilmselt muutub iga 10 aastaga järjest kiiremini, siis võime öelda, et moodne ühiskond vajab just ennast juhtivaid, oludele kohanduvaid, aga ka keskkonda ise aktiivselt kujundavaid inimesi, kes on motiveeritud tegutsema üheskoos, sest ühe inimese teadmistest jääb edukaks tegutsemiseks lihtsalt väheks. Kui nüüd siia kõrvale võrrelda aga seda, mida meie täna hindame erinevatel eksamitel, riigieksamid, tasemetööd või ka ülikoolis, siis kas me näeme seal selliseid asju nagu enesejuhtimisoskuste hinne või hinne avatuse eest, kas seal on hinne koostööoskuste eest? Okei, võib-olla me ei pea kõike hindama, kuigi eesmärkide saavutamiseks peame suutma neid tunnuseid ka mõõta, seada sihte, kuid igal juhul väärtustama neid oskusi me peame, sest muidu me seda muutust ei saavuta, millest tänastel noortel tulevikus kasu oleks. Mis on õppimine siis? Ja kas see võiks olla lahendus elukestvate avatud õppijate toetamiseks? Enamasti vaatleme nüüdisaegsena õpiprotsessi, mis on konstruktivistlik. Õppimisel on eesmärk, see on indiviidi aktiivne protsess, milles mõnikord saame tuginedes eelteadmistele kiiresti edasi liikuda, kuid teinekord võivad varasemad arusaamad ka tugevasti takistada uue omandamist. Kui õppimisele ei läheneta konstruktivistlikust paradigmast, siis on oht, et õpitu ei seostu õppija mõttemudelitega ja tekib inertne teadmine, mida ei kanta erinevatesse situatsioonidesse üle. Polhuis on oma artiklis protsessile orienteeritud õpetamisest ennast juhtivate elukestvate õppijate toetamiseks võtnud kokku, et õppimine on tänapäeval sotsiaalne nähtus, kus esiteks adapteeritakse oma personaalseid eesmärke vastavalt teiste inimeste ootustele, kus teiseks on tähtsal kohal koos õppimine, sest üksi jõuab vähem, ja kolmandaks toimub uue loomine ja olemasoleva kriitiline analüüs, mille tulemusena püütakse varasemast pärinevat olulist säilitada, õppida kasutama varasemaid tarkusi, aga vajadusel ka konstrueeritakse olemasolevat ümber. Nii ongi oluline arvestada õppimise sotsiaalset konteksti, eelteadmisi ja emotsionaalseid aspekte, aga ka enesejuhtimisega kaasnevaid võimalusi ning riske. Polhuis toob välja, et õppimisel on õpioskused, teadmiste baas ja motivatsioon omavahel tihedalt seotud ja nii peame nüüdisaegses õpiprotsessis neile kõigile tähelepanu pöörama. Alles baasteadmiste olemasolul saab õppija ise seada endale eesmärke, valida sobivaid õpistrateegiaid ja tegutseda iseseisvalt. Seeläbi õpitakse iseseisvalt õppima, suureneb motivatsioon, sest suudetakse teadmiste ammutamise asemel ka ise uut teadmist luua. Seega võib öelda, et nüüdisaegse õpikäsitluse keskseks printsiibiks on enesejuhitud koostöise õppimise toetamine.
Õppija peab saama võimaluse iseenda õppimist juhtida, õpetaja peab looma selleks soodsa atmosfääri ja võimaldama vastavaid õpitegevusi. Samal ajal tuleb muidugi jälgida, et enesejuhtimiseks oleks olemas piisav teadmiste baas ja õpioskused, sest vastasel juhul võivad õppijad kaotada enesekindluse. Nad peavad tundma, et nende endi ideed on oodatud ja et neil on midagi pakkuda ja et ei õpetaja ega ka teised õpilased ei tee nende ideid maha. Selleks, et paremini mõista nüüdisaegse tähendust, on vaja seda võrrelda millegagi. Nimetagem siis seda klassikaliseks. Seejuures tuleb vältida absolutiseerimist. Ei saa öelda, et klassikaline on täpselt selline ja nüüdisaegne on 100% just selline. Et seal on alati mingid sellised piirid, liikumine, et ei ole niimoodi et täpselt sellisel viisil. Aga lihtsuse huvides siinkohal jätame siis keerutamata igasugused sellised sõnad, et pigem, enamasti, sageli. Ja situatsiooni kirjeldamise kõrval on sama oluline rakenduste väljatöötamine ja hindamine, sest need võimaldavad meil eesmärki praktikas saavutada. Liikumisteede kirjeldamisel peab siinkohal meeles pidama, et need on näited, need on võimalikud teed, mitte ainsad ja kindlasti mitte sobivad kõigile õpilastele või õpetajale. Näiteks inertne teadmine on selline, mida me ei suuda praktiliste probleemide lahendamisel kasutada. Kui meie eesmärgiks on, et inimesed oskaksid reaalseid probleeme lahendada ja seejuures erinevate ainevaldkondade teadmiste baasi kasutada, siis peavad ka õpisituatsioonid olema probleemikesksed, kontekstualiseeritud, koostöised ning peame seda ka hindama. Näiteks inertne teadmine on selline, mida me ei suuda praktiliste probleemide lahendamisel kasutada. Kui meie eesmärgiks on, et inimesed oskaksid reaalseid probleeme lahendada ja seejuures erinevate ainevaldkondade teadmiste baasi kasutada, siis peavad ka õpisituatsioonid olema probleemikesksed, kontekstualiseeritud, koostöised ning peame ka seda hindama. Kui hindame kontrolltöödes või eksamitel endiselt inertset aineloogikast tulenevat teadmist, siis soodustame ka klassikalist lähenemist. Kui tunnistusele läheb hinne aga koostööoskuse või enesejuhtimise või grupis teiste juhtimise ja toetamise kohta, siis oleme olulise sammu nüüdisaegse õpikäsitluse suunas astunud. Tänased mõtted nüüdisaegsest õpikäsitlusest ei ole ka loomulikult midagi uut. Näiteks enesejuhtimise teemat on uuritud kaugelt üle 20 aasta ja probleemiks on ehk see, et ei ole saavutatud praktikas piisavat mõju. Ja samas erinevad uuringud on näidanud, et enamasti võime siis õpistrateegiad jagada kaheks. Esiteks õppekavast või aineloogikast lähtuv ainekeskne või ka õpetajakeskne lähenemine. Teiseks õppijast ja tema arengust lähtuv pigem konstruktivistlikule õpikäsitlusele tuginev ja ennast juhtiva elukestva õppija kujunemist toetav õppimiskeskne lähenemine, milles siis õpetaja on igal juhul võtmeisik. Õpetaja on võtmeisik, sest oma hoiakute ja neist lähtuva tegevusega, õpitegevuste kavandamine ja hindamine kujundab ta selle, mida õpilased õppimiseks peavad. Õpilased vajavad tulemusi ja kui õppimisel peetakse tulemuseks aineteadmisi, siis sellele keskendutakse. Kui väärtustatakse, hinnatakse õpioskusi koostööd, keskendutakse ka sellele. Üks omaette probleem on see, et meie inimesed ei julge sageli teha vigu. See aga vähendab võimalust kujuneda ennast juhtivateks õppijateks, sest harjutakse toimetama läbiproovitud turvalistel ettemääratud radadel. See viib harva innovatsioonini ja inimeste potentsiaali avamise asemel taastöödab nii-öelda liinitöölisi, kes teevad seda, mida loovad uuendustel avatud inimesed välja on mõelnud. Seega tuleb rohkem anda võimalust uudsetesse situatsioonidesse sattumiseks ning tunnustada neist tehtud edusamme, selle asemel, et otsida ja rõhutada vigu, materdada maha inimeste eneseuhkust ja tekitada negatiivseid emotsioone. Järgmine oht on selles, et kool on mõnikord tegelikust elust natuke liiga kaugel. Reaalses elus ei ole nii, et meil oleks kirja pandud õpiväljundid, millele vastavalt kavandada õpitegevusi ja hindamist. Elu on hästi etteaimamatu, selles on määratlemata probleemid määratletud probleemide asemel, mille puhul alles tuleb välja mõelda, mida on vaja teha, kuidas aru saada, et hästi on tehtud ja kuidas siis õppida. Õpilastes muutuste saavutamiseks ja sellist muutust soosiva hoiaku kujundamiseks peaks kõigepealt õpetaja ise mudeldama sellist lähenemist. Ei ole nii, et tunnikonspekt on ette valmistatud ja selle järgi tegutsemegi. Näidakem siis õpilastele näiteks valjult mõeldes, et siin ja seal on valikud ja kui midagi muutub situatsioonis, keskkonnas, siis jätame plaanid kõrvale, mõtleme koos uutele plaanidele
lisaks enda ja selliste õpi- ja õpetamisprotsesside nähtavaks tegemisele mõtleme ka sellele, kuidas selle kohta tagasisidet anda. Kuid tagasiside seejuures loomulikult ei tohi piirduda lihtsalt lakoonilise sõnumiga, et hästi, halvasti, see oli hästi, vaid peaks siis tuginema mingile süsteemile, näiteks 4-5 refleksiooni tasemele Boldneri mudelist. Veel mõned ideed, kuidas õppija saaks enam teadlikuks eneseregulatsiooni võimalustest ja seeläbi õppida samm-sammult tulemuslikke õpistrateegiaid kasutama. Tuleb anda ja ka hinnata ülesandeid, mis aitavad mõtestada, kuidas midagi tehakse, miks seda tehakse ja millal selline tegevus on või ei ole tõhus. Koostöise õppimise ideest lähtudes tuleks õppida nii iseenda kui ka teiste kogemustest, suunates siis õpilasi kogetult võrdlema ja arutama, et kas ka teiste õpilaste kogemusest oleks midagi endale võtta. Alati võime tagasi tulla ka teadmiste inertsuse juurde ja selle vältimiseks peavad meie õpiülesanded olema mitmekesised. Sellise lähenemise lisaväärtuseks, kus me siis mitmekesisust tagame ja väldime inertsele teadmise kujunemist, on õpiigavuse vähenemine. Viimast aitab omakorda vältida meie õpieesmärkide ümbervaatamine. Me ei saa alati soovitud tulemust, kuid iga õpikogemus õpetab meile midagi. Kui seamegi eesmärgiks õppida midagi selle protsessi kohta, õppima midagi paremini läbi viima, proovime seejuures teadlikult üht või mitut strateegiat, siis oleme igal juhul oma eesmärgi täitnud ja saame sellest positiivse laengu. Kui võtame õpetaja iseenda ja ka õpilaste emotsionaalsed aspektid ka seejuures vaatluse alla, siis toetame veel ühes aspektis ennast juhtivate õppijate kujunemist. Eraldi tuleb vaatluse alla võtta ka see, millised on õpikeskkonnas suhted. Õpetaja ja õppija peavad olema võrdsed, aga ka rühmas töötades peavad õppijad end võrdselt tundma. Selline atmosfäär on eelduseks, et saaksime olla avatud ja vabalt väljendada oma mõtteid ja tagasisidestada teiste vaateid. Sellise olukorra eelduseks on loomulikult õpikeskkonnas kokku lepitud juhised koostööks, tagasisidestamiseks, aga ka edusammude eest kiitmiseks. Lõpetuseks võib aga tuua selle, et nüüdisaegse õpikäsitluse kohaselt ei ole olulist vahet, kes on õppija, kes õpetaja rollis. Neid rolle tuleb pigem õpikogukonnas dünaamiliselt vahetada ja neis rollides ollakse sageli samaaegselt. Slavitš ja Philipp on seejuures teinud teaduskirjanduse süstemaatilise analüüsi ning jõudnud arusaamisele, et erinevad nüüdisaegse õpikäsitluse kontseptsioonid on kokkuvõetavad ka ühe katuse alla kui transformatsiooniline õppimine, mida iseloomustab just paindlikkus eesmärkide seadmisel, saavutamisel, hindamisel. Aeg teha vahekokkuvõte. Püüame selleks esmalt formuleerida probleemid, millega on vaja tegeleda õpikäsitluse nüüdisaegsuse suunas liikumisel. Tinglikult võib need jagada 3 rühma esitatud ideede põhjal. Esiteks õpetamisprotsessiga, teiseks õpikeskkonnaga ja kolmandaks õppimise eesmärgiga seonduvate arendusvajadused. Probleeme teades saame asuda õpikäsitluse nüüdisajastamise juurde ja seejärel luua eelnevalt kirjeldatud põhjal nii-öelda üldmudeli õpikäsitluse kirjeldamiseks. Seal siis õpikäsitlust iseloomustavad elemendid. Et selles raamistikus eelnevalt kirjeldatud uuringute põhjal pakkuda välja juba rakenduslik mudel, milles on nüüdisaegsele õpikäsitlusele iseloomulikud tunnused üldistatud ja omavahel seostatud. Eelnevalt sai toodud rida uuringutel põhinevaid näiteid sellest, mille poolest erineb nüüdisaegne õpikäsitlus klassikalisest. Selle terviklikuks hoomamiseks on aga probleem see, et see oli 7 erineval slaidil. Ja strateegia, mida me sageli kasutame, on see, et püüame asja mõistmiseks tuua selle ühele pildile kokku. Püüdes siis väiksemaid elemente suuremateks kokku kombineerida ja vajadusel saab siis nende suuremate elementide lähema, sügavama uurimise juurde minna juba eraldi slaididele. Üks selline pilt on loodud Soome teadlaste Liisa Postarefi ja Sari Lindblom-Yläne poolt, uurides siis õppejõudude õpetamisviise. Nii et küll kõrgkooli tasemel, aga kui me vaatame seda kirjeldust, siis paistab, et tegelikult see sobib sama hästi ka õpilaste ja õpetajate konteksti koolis. Nemad leidsid siis 10 komponenti, mis on rühmitatud 4 suuremasse gruppi.
Ja neid vaadates paistab, et õpetamise ja õpikäsitlust ei ole vaja vaadelda lahus, need on sama protsessi kaks erinevat vaadet. Ja samuti ei paista erinevust kõrghariduse ja üldhariduse tasemel. Seega nüüdisaegne õpikäsitlus peaks hõlmama mõlemat, pakutav süsteem võiks olla aluseks üldmudeli loomisel. Sellel tutvustatud Soome kolleegide pildil on aga puudus mõned asjad. Ja mõtlesime oma töörühmaga, et seetõttu me peaksimegi arendama nagu edasi seda mudelit. Näiteks on sellel puudus laiem keskkond. Ühiskondlikud ootused koolile, õpetajale, kooliõpetajatele, aga ka füüsiline keskkond, mis peab toetama vaimset ja sotsiaalset keskkonda. Ühiskondlikud ootused on osalt kirja panemata ja tunnetuslikud, kuid osalt regulatsioonides nagu riiklik õppekava. Kas me nende regulatsioonidega oleme loonud tingimused, mis soosivad nüüdisaegset õpikäsitlust ja edasi, kas need võimaldavad sellele vastava organisatsiooni kultuuri, hoiakute, tavade, rutiinide ja rituaalide kujundamist. Organisatsiooni kultuurile keskendumine toob pildile ka laiemalt koolipere. On selge, et nüüdisaegse õpikäsitluse rakendamisel on võtmetähtsusega inimesed. Seni aga oleme rääkinud peamiselt õpetajatest ja õpilastest, kes tegutsevad oma raamides, mis kujundatakse organisatsiooni juhtkonna poolt ning situatsioonis, kus lapsevanematel on oluline roll õpilaste hoiakute kujundamisel. Seega ka nemad on vaja sellesse mudelisse tuua. Võib öelda, et õpetajate õpetamine ja õpilaste õppimine jäävad samas keskseteks protsessideks nüüdisaegse õpikäsitluse kirjeldamisel, arendamisel ja hindamisel, kuid oluline on vaja vaadelda ka toetavaid protsesse ja inimesi, organisatsiooni kultuuri ja keskkonda, milles õpetamine ja õppimine toimuvad. Ja lisaks sellele õpikäsitluse kirjeldamisele olulisele elementidele on oluline peatada nende omavahelistel seostel. Lisaks õpikäsitluse kirjeldamisele olulistele elementidele on vaja peatuda ka nende omavahelistel seostel. Näiteks on oluline, millised on suhted õpilaste ja õpetajate vahel või õpilaste ja lapsevanemate vahel, kuid koostöö õppimise olulisust arvestades ka see, millised on suhted õpilastel omavahel ja õpetajatel omavahel. Kõigi nende keerukate suhete ilmekas väljendamine ühel joonisel on loomulikult üks keeruline ülesanne, milles meiegi alles otsime nagu head lahendust ja oleme avatud aruteluks teiega. Seega siin pildil on praegu tegu üksnes joonise algega. Nüüd aga jõuame tänase ettekande peamise kokkuvõtva sõnumini, kõige tähtsama slaidini, mis siis püüabki kirjeldada esialgset nüüdisaegse õpikäsitluse mudelit, mis on jällegi avatud arenduseks ja mida me ei ole veel empiiriliselt testinud, seda siis järgmise 2 aasta jooksul. Aga mõtted, mis praegu teaduskirjanduse põhjal saab välja tuua. Eelnevat kokkuvõttes saab öelda, et selle mudeli abil peaksime saavutama siis 3 sihti. Avatud hoiakud, ette valmistama õppijaid elukestvaks õppeks, et nad saaksid ise edaspidi õppida ja et nad saaksid pidevalt vastavalt vajadusele uuendada dünaamilist teadmiste ja oskuste baasi. Nende sihtide saavutamiseks on olulised 6 õpieesmärki, mida me peaksime siis hindama. Enesejuhitud ja koostöine õppimine, emotsionaalne rahulolu ja sisemine motivatsioon, aga ka valmisolek ebakindluseks ja sallivus erinevate ideede, inimeste, mõtete suhtes. Neid eesmärke aitavad saavutada nüüdisaegsele õpikäsitlusele iseloomulikud elemendid, mida jällegi lihtsustamiseks, hoomamiseks võime kategoriseerida 3 gruppi, mis on omavahel tihedalt seotud. Esiteks arusaam õppimisest, teiseks seda arusaama toetav õpikeskkond ja kolmandaks viimases toimuvad siis sellised õppimis- ja õpetamisprotsessid. Nüüdisaegse õpikäsitluse elemendid on seejuures osaliselt kattuvad. Näiteks saame õppimisest aru kui konstruktivistlikust protsessist, peame kujundama õpikeskkonna, mis toetub konstruktivismile omaselt ise eesmärkide seadmisele ja õppe personaliseerimisele ning kavandama õppimisprotsessi või õpetamisprotsessi nii, et õppijatel oleks võimalik konstrueerida oma teadmised olemasolevatele tuginevalt. Selle mudeli juures on oluline, et erinevad elemendid üheskoos panustavad eesmärkide saavutamisse ja erinevad eesmärgid jällegi üheskoos nende sihtide saavutamisele. Et ei saa ütelda nii, et üks tegevus on ühe eesmärgi ja üks eesmärk ühe sihi jaoks. Võimalik, et tegelikkuses on see mudel lihtsam,
et mingid elemendid on olulisemad, mingid ebaolulised või avalduvad pigem õpilase või õpetaja tasandil, aga seda me praegu ei tea, et see vajab kõik veel empiiriliselt väljaselgitamist, et arendada välja lihtsamini kasutatav praktiline rakenduslik mudel. Selleks, et empiiriliselt jõuda lihtsama rakendusliku mudelini, on vaja selle erinevaid elemente hinnata ja seejärel leida, kas need tunnused on tegelikult eristatavad ja kuidas need omavahel seostuvad või võimaldavad eesmärkide saavutamise prognoosimist. See on järgmiste aastate ülesanne meie töörühmale, kuid teoreetilise esialgse mudeli põhjal võib siiski välja tuua 7 tunnust, mille hindamisele me praegu mõtleme ja mida võivad kõik koolides, ülikoolides samamoodi vaadata. Need on esiteks enesejuhtimine, teiseks koostööoskused, edasi motivatsioon, refleksioonioskused, konstruktivistlikkus, avatus, sallivus, personaliseeritus ning emotsioonid. Ja jõuamegi kokkuvõtte juurde. Kokkuvõttes tahan öelda, et esiteks loodame nüüdisaegse õpikäsitluse mõju avatud hoiakule, elukestva õppe edukusele ja teadmiste oskuste baasi järjepidevale uuendamisele. Teiseks näeme, et täna valdav õpikäsitlus võiks uuringute põhjal vähemalt enam asenduda nüüdisaegsega. Kolmandaks pakume välja, et nüüdisaegset õpikäsitlust võiks kirjeldada läbi 3 gruppi kuuluvate elementide, mida saab vaadelda nii õppija kui õpetaja aspektist. Neljandaks on meil juba täna võimalik esitada mitmeid tõenduspõhiseid võtteid nüüdisaegse õpikäsitluse suunas liikumiseks, miks mitte siis neid rakendada. Viiendaks peame möönma aga, et edasiliikumiseks on vaja õpikäsitluse elemente hinnata, õpikäsitlusele vastava õppe levimiseks on vaja välja töötada erinevaid sekkumisi ja õppematerjale, nii et tööd on veel palju üheskoos teha. Nüüd, et me üheskoos saaksime sama keelt rääkida, siis on selles ettekandes toodud ka kõik need viited, millele tuginevalt oleme praegu oma tööd teinud, kokku 4 lehel. Nende hulgas on häid artikleid kõrgetasemelistest teadusajakirjades, nii kvalitatiivsel kui kvantitatiivsel uurimisviisil põhinevaid, kui ka teoreetilisi lähenemisi ja teemakäsitlusi. Nii et nende lugemise soovi korral, kui ise üles ei leia, siis võtke ühendust, hea meelega jagame, kui ei ole ligipääsu neile näiteks, ja saame koos edasi mõelda erinevate teemade käsitlemisel. Aitäh ja loodan, et ettekande temaatika on juba aidanud luua siingi sellist atmosfääri, milles igaüks saab küsida küsimusi, avaldada arvamust, esitada erinevaid ja vastupidiseid vaateid mingi nähtuse kohta, et luua selline omamoodi ruum jagatud arusaama kujunemiseks. Kõik küsimused, kommentaarid on väga oodatud e-posti aadressil margus.pedaste@ut.ee.